Tervitus kõikidele kuulajatele. Tõsi, nagu ka Kadri rääkis, on tegemist ääretult sümpaatse tänuväärse projektiga ja mis võiks ühistutel selle vastu olla, et kui saaks teha kaasa või korda ka õueala, et tegelikult see on kindlasti suur väärtus, et mulle endale see projekt väga meeldib ja ma loodan, et sellest tuleb selline oluline maamärk, nagu ühistute puhul hästi oluline on, et on vaja seda esimest nagu ka Ida-Virus, et saaks need esimesed ära, siis tulevad ka teised kaasa. Mul on natuke keeruline isegi tänast loengut teha, et ma olen harjunud ju nendel teemadel pikalt arutama, õiguslikud teemad ühistutes on ülimalt olulised ja tegelikult ka keerukad oma kõikvõimalike erinevate nüanssidega, et mõtlesin teile ka, et kuidas ma selle loengukese teen. Hetkel on mul ainult 15 minutit aega, aga kärpisin palju ma kärpisin, 40 slaidi ma sain ikka, aga võtan siis need slaidid võib-olla lühidalt läbi ja eks siin ka tööde käigus tekib teil täiendavaid küsimusi, et siis saame neid asju ka juba tõsisemalt arutada, aga mõte on mul siis rääkida nendest üldkoosolekutest ja nende korraldamistest, sest tahame või mitte tegelikult ilma nendeta õiguslikus mõttes me neid asju realiseerida ei saa. Mõned käsitletavad teemad siin, mida ma välja tõin, mis on kõige rohkem kui küsimusi ühistute puhul igapäevaselt tekitanud. Seadus on oluline teada, et ei eksiks, täna ka käisin kohtumistel, inimesed tegelikult ei tea, milline õigusakt mida reguleerib, jätke meelde. Oluline õigusakt teie jaoks on täna korteriomandi ja korteriühistuseadus, mis siis jõustus 1. jaanuarist 2018, riigi teates kenasti kõik üleval, et ärge siin libastuge. Seda on teil oluline teada, et eriseaduseks ongi siis tänasest just nimelt 1. jaanuarist 2018 just nimelt korteriomandi ja korteriühistuseadus ja üldseadusena ma julgeks väita veel siiani, et tegemist on mittetulundusühingute seadusega, kuigi õigusteoreetiliselt ei ole enam korteriühistu mittetulundusühing, vaid eriliigilise staatusega juriidiline isik. Aga tuhka sellest keerulistest õiguslikest terminitest väga suures osas, eriti mis puudutab üldkoosolekute korraldamist, reguleerib jätkuvalt mittetulundusühingute seadus korteriühistute õiguslikku tegevust ja seetõttu on ta teil väga oluline. Kindlasti tasub aeg-ajalt silma peal hoida asjaõigusseadusele ja ka tsiviilseadustiku ülduse seadusele. Võlaõigusseadus, käsundussuhe, juhul kui siin on juhatuse liikmetega mingi õigussuhe, siis te teate, et seda reguleerib võlaõigusseadus, käsunduslepingule omane õiguslik regulatsioon, töövõtusuhe, ühistutel on väga sageli näiteks seal koristusteenust või raamatupidamise teenust sisse ostetud nii-öelda ka siis juriidiliselt isikult ja samamoodi loomulikult võib olla ka töölepinguline õigussuhe, milleks on siis näiteks samamoodi majahoidja raamatupidamine, et need on võib-olla sellised olulised seadused, mida on hea teada. Ja mis puudutab kõiki vaidlusi, siis selleks on meil tsiviilkohtu menetluse seadustik. Et need on tegelikult suures pildis olulisemad õigusaktid, mida ühistujuhid peavad teadma, aga kõige olulisem on korteriomandi ja korteriühistu seadus ja sinna juurde mittetulundusühingute seadus osades paragrahvides, millest pikker tuleneb korteriomandi ja korteriühistu seadusest ja sellest ma teile räägin ka. Selle konkreetse paragrahvi mõte on siin all, mida on teil väga oluline teada, eriti ka tänase teema raames ja selleks on e-koosolek, mis siis jõustus tegelikult 24. mail 2020 ehk sügaval koroonaperioodil ja jätke meelde, et selle paragrahvi loogika on videosilla vahendamisel üldkoosolekute korraldamine ja see konkreetne tsiviilseadustiku üldise seadusest tulenev paragrahv 33 on omistatav kõikidele juriidilistele isikutele, et see on üks võimalus teil üldkoosolekuid läbi viia. Etteruttavalt ütlen ära, et korteriühistutel on siis võimalik täna läbi viia üldkoosolekuid 3 erinevas formaadis
esiteks on siis tavapärane üldkoosolek, mida enamus inimesed teavad. Teiseks, mis on ühistute puhul päris populaarne, on koosolekute korraldamine koosolekut kokku kutsumata vormis ja kolmas see, millest ma just rääkisin, on siis e-koosolek või videosilla vahendamisel koosolek, et põhimõtteliselt täpselt samamoodi saate oma ühistuskoosoleku läbi viia, nagu meie praegu siin ühe sellise väiksema majaga arutelu peame. Sellest ma ei hakka rääkima, see ei ole võib-olla teie puhul ka aktuaalne, kui kedagi pärast huvitab, saab üle vaadata, et meil lihtsalt kahjuks aega ei ole. Aga mis on oluline võib-olla korteriomand ja korteriühistu oma ideoloogias, loogikas, siin ongi erisust, ma arvan, et paljud seda teavad, aga kindlasti tasub ka üle korrata, et korteriomand on selles suhtes ainulaadne, unikaalne õigus ka Eesti õigussüsteemis, mis siis varasemalt koosnes 2 õigusest, täna siis 3 ja selleks on siis kaasomand, eriomand ja liikmesus. Uued on siin selline mõiste nagu eriomand, varasemalt mäletate, oli see reaalosa ja veel oluline märksõna on siin liikmelisus, mis siis tähendab tegelikult seda, et korteriühistu tekib seaduse alusel, korteriühistut enam luua ei saa. Tingimuseks on lihtsalt see, et korteriomandid on kinnistusraamatusse kantud ja automaatselt siis omand ka tekib. Põgusalt ka võib-olla siin lõige 4, kui teil tekib vaidlusi näiteks mitteeluruumi omanikega, kes siis väidavad tuginedes vanasti korteriühistu seadusest tulenevale halvale õiguslikule regulatsioonile, et korteriühistute liikmeks saavad olla kõik eluruumide omanikud ja teil on näiteks mõni kauplus või ka kohalikul omavalitsusel kuuluv pind majas, kus võib tekkida küsimus, et nad ei ole mõnede asjadega nõus, siis jätke meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 on sõltumata sellest, kellele vara kuulub või milline on siis nii-öelda selle nii-öelda omaniku õiguslik vorm seal taga, kas siis füüsiline või juriidiline isik veel jaguneb avalik-õiguslik või juriidiliseks isikuks või on tegemist mitteeluruumi või eluruumiga. Juhul, kui selle ruumi nimeks on korteriomand, siis on ta automaatselt ka korteriühistu liige ja allub korteriühistu seaduslikele otsustele. Et selles suhtes on see oluline ja sellest punktist lähtuvalt on olnud ka palju vaidlusi. Õigusvõime, nagu ütlesin, tekib siis kinnistusraamatusse kandmisest ja võib-olla veel üks oluline asi, mille kohta on ka palju küsitud, on põhikiri, nagu te teate, siis ka see on ainulaadne nähtus Eesti õigussüsteemis, kui me räägime juriidilistest isikutest, et korteriühistul võib siis põhikiri olla ja see on ka teie enda otsus siis, et enamustel ühistutel on põhikiri, aga väga paljud on ka need, kes reformi kaudu automaatselt ühistuteks said, mis siis olid varasemalt korteriomanike ühisused, nendel paljudel ei ole ka põhikirju, et siis tegutsetakse seaduse alusel, aga põhimõte, mida teil on hea teada, et tegelikult on sellised 3 olulist alust, mille alusel saab tegutseda, kõige olulisem ja ülimuslik on alati seadus, teine ülimalt oluline on kokkulepe, mis siis tähendab 100% korteriomanike nõusolekut, juhul kui te olete korraldanud mingisuguse õigussuhted või korteriühistu toimimise põhimõtted kokkuleppel ja see on kantud kinnistusraamatusse, siis on ka võimalik kokkuleppe baasil tegutseda ja kolmas võimalus on siis põhikiri, et kokkuleppe ja põhikiri erinevus ongi selles, et kui põhikirja on võimalik muuta 2/3 koosolekul osalenud häältest, siis kokkulepet saab muuta ainult kõigi isikute nõusolekul, aga kokkulepe on ka selles suhtes nagu oluline ja tugev õiguslik vorm. Mõned asjad võib-olla põhikirjas, et mis siin just praktikast tuleb, et saate nagu ühes dokumendis ka liikmetega lihtsamalt suhelda, et teil on olemas üks dokument, millele te viitate, et kui te ütlete, et ei, mina ei tea, et see tuleneb seadusest, vaadake ise, siis teil tekib selline barjäär konkreetselt selle isikuga debatis, et tavaliselt on ka seaduse kirju lugeda paragrahve, mis võivad sobida, võivad olla ka mõnes muus seaduses, aga see ei pruugi olla konkreetselt teie õigussuhte sisuks, et seetõttu, kui on ta korteriühistu dokument, korteriühistu põhikiri, on ta ühes asjas sees. Veel üks oluline asi on kvoorum,
Teil on võimalik ka kvoorumit reguleerida niimoodi, et ei pea korduskoosolekuid tegema, volituste hulk on siin olnud vaidlusi, et mõnel on näiteks üle poole korteriomanike häältest volituste kaudu, teistel justkui ei olegi vaja koosolekule tulla ja muidugi ka juhatuse liikmete häälte arv, samuti reguleerida liikmete häälte arvu, et kas on siis nii-öelda korteriomandist lähtuv nagu tüüpiline või te panete selle seosesse näiteks korteri suurusest ja ka majandamiskulude põhimõtteid, et siin on nagu võib-olla kõige olulisem muudatus on see, et makstakse tagantjärele peale arvete saamist, mitte siis ettemaksu põhimõttel, nagu seaduse loogika ütleb. Põhikirja muutmise osas on tegelikult ka oluline see, et 2/3 siis üldkoosolekule osalenud liikmetest võib seda põhikirja muuta, aga jätke meelde üks asi, kus eksitakse, et kui teil on varemad põhikirjad, siis vanasti võis seda muuta 50 nii-öelda üldhäälte enamusega ehk 51% hääli pidi poolt olema. Et juhul, kui teil põhikirjas on selline klausel, siis ärge tugineda sellele seaduse sättele, vaid põhikirja muutmisel lähtuge siis sellest normist, mis on teie põhikirjas ja uude muudatust põhikirja pange siis sisse juba see 2/3, et teil tulevikus, kui on vajadus, on lihtsam põhikirja muuta. Ja veel oluline, et põhikirja muudatus on siis üks väheseid selliseid õiguslikke instrumente korteriühistutes, mille muudatus jõustub registrisse kandmise hetkest, mitte varem, et seda teil on ka hea teada. Üldkoosolekut ülimalt oluline paragrahv 20 on nii-öelda üks olulisemaid üldkoosolekuga seonduvaid norme korteriühistutel ja spikker on tegelikult siin, millistele mittetulundusühingute seadustele te saate tugineda. Seda väga paljud ei tea, aga siin on siis loetelu ja neid paragrahve võite julgelt kasutada, sellepärast et siis te ei eksi õiguslikus rägastikus. Teine ülimalt oluline paragrahv on lõige 2, mis siis puudutab korteriomanike ostustusvõimelisust ja nagu te näete, kui teil ei ole põhikirja, siis teil peab olema kohal vähemalt üle poole häältest ja üle poole kaasamandi osadest, mida nimetatakse siis ka rahvakeeli kvalifitseeritud häälte enamuseks. Juhul, kui te ei taha näiteks ja teil ei ole piisav arv inimesi koosolekutel ja seda juba väga pikka aega, et te peate tegelema korduskoosolekutega, mis siis mina isiklikult soovitan teil põhikirjast üldse välja võtta kvoorumi nõude ja te saate oma üldkoosolekut rakendada koheselt. Et selles suhtes on see oluline ja kui vaadata ka praktikat, et kas ühistud on seda teinud, siis väga paljud on seda liini pidi läinud, et mitte tarmetult aega raisata ja korraldada neid nii-öelda korduskoosolekuid, et kas siis tekib mingi pahameel majas ja ausalt öeldes praktika on selline, kui varasemalt inimesed ei tulnudki esimesel koosolekule, sest see kunagi ei toimunud, siis teades, et selline piirang on põhikirjast maha võetud, saadakse tegelikult ka üle poole häälte juba kokku siis esimesel koosolekul, et see on minu hinnangul üks väga oluline punkt, hoides ka ressurssi ja aega kokku, et seda näiteks põhikirjas ühistutel reguleerida, aga igaüks muidugi vaatab siis seda ise, kas nende majal seda vaja teha ja milline on ka inimeste nii-öelda kas siis poolt või vastuseis sellele muudatusele. Seesama seadus, millest ma rääkisin, jõustus siis 24.05, mis puudutab videosilla vahendamisel üldkoosolekute korraldamist. Etteruttavalt ütlen ära, et see ei ole ühistute puhul populaarne. Võib-olla natukene kardetakse ka neid igasuguseid elektroonilisi vahendeid, aga mulle tundub, et ta tegelikult on päris hea lahendus, kui inimesed on harjunud kas siis telefonide või arvutite kaudu nendel koosolekutel viibima, et sul on selle koosolekul võimalik tegelikult ka selgitada, mida te tahate teha, näiteks sama hoovialade küsimusi, erinevaid visioone siin kirjeldada, et minu hinnangul on see hea lahendus ja ma arvan, et ka ühistud selles suunas liiguvad, et ühel hetkel neid koosolekuid ka rohkem rakendama hakatakse, aga siin on võib-olla mõned asjad, mis on oluline teil teada, et e-lahenduste kasutamine on võimalus.
korteriühistute üldkoosolekut korraldada. Ja üks kõige olulisem asi juhul, kui korteriühistu juhatus tõesti videosilla vahendamisel üldkoosolekut korraldab, siis tema peab tagama, et kõik, kes soovivad üldkoosolekul osaleda, seda saavad ka teha. Ja juhul, kui inimestel ei ole näiteks sellist võimekust, et nad ei kasuta arvutit või nutitelefoni või kui kasutavad, ei oska nad neid koosolekutel kasutada, siis üks võimalus on seda koosolekut niimoodi läbi viia, et te kutsute need inimesed siis enda juurde, kus te koosolekut korraldate, et nad oleksid konkreetselt selle koosolekuga kaasatud. Et öelda, et minge ostke endale poest uus telefon või arvuti, kui ta hakkama ei saa, siis see kindlasti ei ole kohane ja minu hinnangul ka alus selle üldkoosoleku tühisuse tuvastamist nõuda. Et see on võib-olla ainus piirang ja ülejäänud reeglid tulenevad siis kõik juba üldkoosolekute korraldamise loogikast, mis siis puudutab nii-öelda minimaalselt 7 päeva ette teatamist, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet. Siin on protokollide koostamise põhimõtte muutus, mida te ka loodetavasti teate, et ei pea enam saatma siis postiga allkirjalehte registripidajale, vaid seda saate siis ka sisse skaneeritult edastada registripidajale. Siin on jah, et protokolli lisaks nimetatakse ärakirjad, mitte siis originaaldokumendid, mis siis vanasti oli just see liikmete nimekiri. Teine üldkoosoleku vorm, kui need 3 on, siis teiseks on siis korteriomanike üldkoosoleku korraldamine koosolek kokku kutsumata, mis on ühistute puhul tõesti populaarne ja siin on siis teil oluline teada, et saadetakse välja eelnõu, antakse minimaalselt 7 päeva aega ja siis juba ühistu juhid või liikmed edastavad teile oma seisukohad, millest lähtuvalt te saate koostada protokolli. Et siin on erisus selles, et kui te protokolli koostate ja saadate selle viivitamatu liikmetele, siis tuleb ka kõikide poolt hääletanute nimed reaalselt protokollil välja tuua, mida siis tavapärane koosolek ei käse, te võite lihtsalt need hääletustulemused sinna märkida. Siin on jah põhikirjas üks oluline säte, et kui teil on põhikirjas selline klausel vanades põhikirjades, et koosolek kokku kutsumata peab kõik 100% liikmed poolt olema, siis jätke meelde, et sellisel juhul te seda koosolekut korraldada ei saa, sest sellist võimalust nagu nii ühistutes ei teki, et kõik 100% on nõus. On ka üks kohtulahend selle konkreetse olukorra kohta. Siin on ka väike kord, kuidas siis hääletustulemus või kuidas need eelnõud välja saadetakse. Eelnõu näidis, mis sisuliselt on nagu päevakorra näidis, et kuidas siis inimesed saavad reaalselt hääletada. Siin on ka siis selline nagu üks väike näide reaalselt, et kui seal on näiteks kvoorumi nõue 50+1, 10 liiget, 6 osaleb, otsus on vastu võetud, kui on selle poolt vähemalt 4. Tavaline korteriomanike üldkoosolek, see loogika on sama, lihtsalt jälle kutsutakse inimesed reaalselt siis kuhugi ruumi kokku, vaatate üle otsustusvõime, see sõltub siis sellest, kas teil on ta põhikirjas sees või ei ole ja saate siis seda koosolekut rakendada. Siin on mõned võib-olla selgitused. Üldkoosolek kokkukutsumine, siin ka midagi keerulist ei ole, et juhatus sellega tegeleb, võivad ka selle kokku kutsuda 1/10 liikmetest, ja see 7 päeva tulenebki siis tegelikult sellest seadusest, aga võib olla ka pikem tähtaeg juhul, kui seda reguleerib teie põhikiri. Päevakorra määrab juhatus, iseenesest elementaarne, ega see midagi keerulist ei ole. Üldkoosoleku otsus, need on nüüd erinevad. Ma lähen siit natuke edasi, ma vaatan, et mul on juba aeg on 1 minut üle, et võtame siis võib-olla selle otsuse, mis teie puhul on oluline. Ka hääleõigus tegelikult iga korteri omand annab siis ühe hääle, juhul kui teil ei ole mingit muud moodi põhikirjas reguleeritud, aga reeglina on korteriühistutel selline põhimõte, et iga korteri omand annab ühe hääle. Uue üldkoosoleku kokkukutsumine, juhul kui teil on kvoorumi nõue, siis arvestage, et korduskoosolek on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata. Siin on üks Riigikohtu lahend, et sinna ei saa panna kvoorumit sisse.
organi otsuse kehtetus, hagitav menetlus, 60 päeva otsuse vastuvõtmisest, seda peate ka teadma, millal siis saab neid üldkoosoleku otsuseid vaidlustada, millise tähtaja jooksul. Ja valitsemise põhimõtted, et siin on nüüd erinevad valitsemise põhimõtted, aga teie puhul ja mis puudutab ja konkreetselt selle projekti raames tehtavaid otsuseid, siis seda otsust tegelikult nimetatakse selliseks otsuseks, nagu paragrahvis 39 kirjas kaasomandi eseme ajakohastamine. Ja jätke meelde, et see on selles suhtes ülimalt oluline õiguslik norm, et juhul, kui te sellise otsuse langetate, siis sellise otsuse poolt peab olema kvalifitseeritud häälteenamus. Et see on hästi oluline, kus on ette tulnud nii-öelda nagu rikkumisi või valesti tõlgendamisi, et te teete suure töö ära, otsustate, aga teil ei ole nii-öelda piisavalt hääli poolt, et see kvalifitseeritud häälteenamus, nagu ma varasemalt ütlen, tähendabki seda, et teil peab selle otsuse poolt olema enamus korteri omanikke ja tingimusel, et neile kuulub ka kaasomandi eseme suurem osa, ehk et need isikud, kes siis konkreetselt nende otsuste poolt on, nad peavad ka omama suuremaid kortereid. Et see on tegelikult hästi oluline konkreetselt siis selle projekti raames, et mida nimetatakse siis otsuseks korteriomandi korteriühistu juhatuse mõttes ja paragrahv 39 seda reguleerib. Et ma vabandan, siin on ka see paragrahv 9 lõige 3 veel täiendavalt välja toodud, et ei saanud teile kahjuks anda võib-olla sellist detailset ülevaadet, mida ma olen harjunud tegema, aga juhul, kui teil tekib antud küsimustes siin erinevaid mõtteid, ideid, võib-olla ka tõlgendamise olukordi, siis me oleme selles projektis partnerid ja aitame teid igal juhul, nii palju kui see meie võimuses on. Igal juhul ma väga tänan ja vabandan, et läksin natukene üle aja. Aitäh!